Te olete jälle sattunud YouTube'i. Ma ei tea, kas meelega või kogemata, salamisi loodan, et äkki siiski meelega, ja tulnud vaatama seda raamatusoovituste rubriiki, mille pealkiri on kohvikõrvane. Minu nimi on Indrek ja pärast väga pikaks veninud suvepausi oleme nüüd tagasi. Sügis on ammugi käes, isegi esimene lumi on juba maha sadanud ja mõtlen, et nüüd vist on õige aeg, et hakata jälle kord nädalas soovitama teile raamatuid, mis on mulle endale väga korda läinud. Ja ma kavatsen seda teha ennekõike ettelugemise kaudu. Selle sügise esimeseks raamatuks on mul siin niisugune fantastiline teos, mille pealkiri on Eesti tunded ja alapealkiri Sõnaportreed. Selle raamatu autor Ene Vainik on võtnud mõned kõige sagedasemad tundeid väljendavad sõnad ja neid kirjeldanud. Ma arvan, see on väga oluline, et me teaksime, millised on meie tundeid väljendavad sõnad ja kuidas neid kasutada, sest me kõik ju tunneme midagi. Ja aeg-ajalt me tahame neid tundeid ka väljendada. Sellepärast soovitan teile kõigile, lugege seda raamatut. Siin on näiteks niisugused sõnad nagu kadedus, igatsus, kirg, häbi, lõbu, uhkus, kurbus, viha, mõnu, süü, eestlastele väga oluline sõna, hirm, armastus, rõõm, kartma, mure, meeldima, lootus, tänu ja õnn. Ja neid kõiki kirjeldab Ene Vainik läbi siis erinevate nii-öelda rubriikide. Läbi selle, kuidas sõna kasutatakse, milline võiks olla sõna päritolu, millised on tema sugulased ja nii-öelda naabrid, millega koos mõnda sõna kasutatakse. Ta vaatleb ka ajaloolist keelekasutust, vanemast kirjandusest, regilauludest ja nii edasi. Ja iga sõna kohta esitab siis lõpuks ka selle sõna kokkuvõtliku portree. Ja arvake ära, mis sõna portreest ma siis teile mõned lõigud nüüd ette loen. See on muidugi armastus. Armastus on õhus. See sõna on üks neist 4, mis meile esimeste seas meenub, kui on vaja tundeid või emotsioone nimetada. Nähtavasti me mõtleme armastusest, olgu siis olnud või olevast või ka alles igatsetavast, küllalt sageli, et hoida seda mõistet oma mälus kõige käepärasemate seas. Tavaline eestlane tavalistes oludes mõtleb sõnaga armastus eeskätt mehe-naise romantilist ja küllaltki kirglikku suhet. Seda julgen väita selle põhjal, et armastuse vastandsõnana nimetatakse enamasti vihkamist, mitte aga ükskõiksust, hoolimatust või hirmu. Ometi mahub tegelikult sõna armastus ning tegusõna armastama taha palju enam. Kirgliku suhte kõrval mahub sinna ka hoolimine, hellus ja ka üksnes meeldumus ning toitude tegevuste või meelelahutuste eelistus. Väga rikkalik on armastuse piltlik kirjeldamine ja kujutamine. Ühest küljest on ta nagu aine, ainuline ja jagamatu. Teisest küljest ning teistes väljendites aga nagu kaup või teenus, mida ostetakse, müüakse, jagatakse ja peetakse aru, kas ikka jätkub või kes väärib. Lisaks kujutavad argimetafoorid armastust ookeani, tule, taime, hapra eseme, aarde, köidiku, mõistatuse ja isegi haigusena. Mõistagi on armastusest kirjutatud palju ja see nähtus on huvitanud nii psühholooge kui ka ajaloolasi, filosoofe, kirjandusteadlasi, antropolooge, neuroteadlasi ja nii edasi. Kõige sellega ei jõua siinkohal paratamatult eesti keelele eripärast armastuse mõistet võrrelda. Otseselt eesti sõnu armastus ja armastama on varem vaadelnud Asta Õim, kes jõudis sarnasele järeldusele kui siinne portreegi. Nende sõnade taga peidab end mitu omavahel seotud tähendust, millest ajalooliselt vanemad on tähendused haletsus ja meeldimine. Tänapäevase tähenduse kiindumus juures eristab ta omakorda meelelist ja altruistlikku armastust. Neist esimest, kuivõrd see tähistab sugudevahelist suhet, peab ta õigeks armastuseks. Ka siin ma nentisin eespool, et niinimetatud romantiline ja piltlikult südamega seostatav armastus on see, mida selle sõnaga peamiselt ja esmajoones tänapäeval mõeldakse. Armastus võib olla nii üksikisiku poolt kogetav tunne, kuid ka suhe, see tähendab ühendus kahe inimese vahel.
Eesti keel ei ole ainuke, milles see tähtis sõna on tähenduselt mitmetahuline ja pisut laialivalguv. Ka inglise love kannatab sama häda all. Eriti kui võrrelda antiik-Kreekaga, kus tunti mitut erinevat sõna erilaadse armastuse kohta. Enamasti mainitakse 3: agape, vennalik isetu armastus, eros, kirglik armastus koos iha ja igatsusega, fiilia, kokkukuuluvus sõprade vahel. Mõnes allikas aga loetletakse kuni 6 antiikset armastuse mõistet. Eesti sõnas armastus on midagi neist kõigist. Selle sõna taha mahub terve arusaamiste süsteem sellest, kus ja kuidas võib kiindumus avalduda. Ärgem nähkem selles puudust. Kujutlegem pigem, et meie armastus on nagu valge valgus, milles on peidus terve armastusvärvide vikerkaar. Niisugune võrratu raamat Ene Vainikult. Tänu sellele usun, saame oma tunnete koha pealt kõvasti targemaks. Suur aitäh autorile, suur aitäh kirjastusele ja loodan, et teiegi saite või saate sellest raamatust veel palju rõõmu. Ja ühtlasi loodan, et kui hästi läheb, kohtume teiega siin juba nädala pärast, kui leiate ehk aega läbi astuda. Seniks kõike hääd ja lugege!